juba vanas Kreekas teati, et on olemas sellised metallist objektid, mis sõltuvalt olukorrast võivad teineteisega tõmbuda või tõukuda ja selliseid metallist objekte hakati siis kutsuma magnetiteks ja seda, et samaliigiliste magnetite poolused tõukuvad ja eriliigiliste magnetite poolused tõmbuvad, seda on ka teatud aastatuhandeid. Aga miks nad tõmbuvad või miks nad tõukuvad, selle kohta tegelikult kuni 19. sajandi alguseni tõsikindel info puudus. 19. sajandi alguses tegi Taani füüsik Ørsted oma kuulsa katse, millega ta siis näitas seda, et kui juhtmesse lasta elektrivool, siis kaldub juhtme läheduses asuv magnetnõel oma esialgsest põhja-lõuna suunast kõrvale ja kui juhtmes elektrivool lakkas, siis võttis see magnetnõel uuesti oma esialgse põhja-lõuna suuna tagasi. Ehk siis Ørsted näitas oma katsetega, et elektrivool suudab mõjutada magnetit ja kuna Newtoni kolmas seadus ju kehtib, siis tegelikult samamoodi on võimalik magnetiga mõjutada siis seda vooluga juhet, ehk siis täpsemalt selles juhtmes esinevat elektrivoolu. Örstedist julgema ettevõtmise võttis ette siis Prantsuse teadlane Ampère, kes siis püüdis näidata seda, et mitte ainult vooluga juhe ei mõjuta püsimagnetit ja vastupidi, vaid et kui meil on kaks vooluga juhet, siis ka need mõjutavad teineteist ja Ørsted näitas oma katsetega siis seda, Ampère näitas siis oma katsetega seda, et kui juhtmetes on samasuunalised voolud, siis need juhtmed tõmbuvad ja kui on vastassuunalised voolud, siis sellised juhtmed tõukuvad. Ja ta mõõtis ka ära nende juhtmete vahel mõjuva jõu ja leidis, et see jõud on võrdeline juhtmetes oleva voolu tugevusega ja võrdeline juhtmete pikkusega, täpsemalt siis juhtmete
kattuva osa pikkusega ning pöördvõrdeline juhtmete vahelise kaugusega. Ehk siis mida pikemad on juhtmed, seda tugevam on jõud, mida tugevam vool on juhtmetest, seda tugevam on jõud ja mida lähemal on juhtmed teineteisele, seda tugevam on jõud. See ampääri katse on kogunisti niivõrd oluline, et sellest katsest lähtuvalt on defineeritud üks 7 põhiühikust ehk siis amper ja üks amper on siis selline voolutugevus, mis siis kahes väga pikas ja väga peenikeses juhtmes, mis asuvad teineteisest siis 1 meetri kaugusel, põhjustab kas siis tõmbejõu või tõukejõu 2 × 10 astmes -7 Newtonit iga nende juhtmemeetri kohta. Ehk siis kui mul on 2 meetri pikkust juhet, mis asuvad teineteisest 1 meetri kaugusel ja kummaski juhtmes on vool tugevusega 1 amper, siis need juhtmed tõmbuvad või tõukuvad sellise 2 × 10 astmes -7 Newtonit tugeva jõuga või tegelikult tuleks öelda nõrga jõuga. Miks siis ikkagi need jõud siis juhtmete vahel või ka siis siin juhtme ja magneti vahel või siin magnetite vahel tekivad? Selle selgituse eest ei pea me küll tänama ei Örstedi ega ampääri, vaid nendest mitukümmend aastat hiljem elanud meest nimega Maxwell, kes siis sõnastas elektromagnetvälja teooria, mille kohaselt, kui meil on paigal seisev elektrilaeng, siis on võimalik registreerida sellise laengu puhul ainult elektrivälja, aga kui seesama laeng hakkab liikuma ja vahet ei ole, kas siis ühtlaselt või kiirendusega, siis lisaks sellele elektriväljale, mis siis igal juhul laetud osakesega kaasneb, on võimalik registreerida veel ka siis magnetväli, ja miks ma magnetvälja tähega B tähistan, siis see selgub üsna kohe, nii et paigal seisva laengu jaoks on siis võimalik fikseerida ainult elektrivälja olemasolu. Kui aga laeng liigub, siis lisaks elektriväljale eksisteerib ka magnetväli. Ja kui meil on siis, eks ole, mitu liikuvat laengut, siis hakkavadki nende liikuvate laengute magnetväljad üksteist mõjutama, ehk siis täpsemalt ühe laengu magnetväli mõjutab teist liikuvat laengut ja teise liikuva laengu magnetväli mõjutab esimest. Elektriväljad mõjutavad nii ehk naa. Ja kuna elektrivool ei ole ju mitte midagi muud kui laetud osakeste suunatud liikumine,
siis kui see laetud osakesed satuvad mingisuguse objekti poolt tekitatud magnetvälja, siis mõjubki sellele liikuvale laengule või antud juhul siis liikuvatele laengutele ehk elektrivoolule magnetjõud. Seda jõudu tuntakse kui ampääri jõudu ja selle jõu suurus on võrdeline voolutugevusega juhis, võrdeline selle juhi pikkusega ja sõltub siis magnetväljast ja vot seda magnetvälja kirjeldabki siis füüsikaline suurus, mida nimetatakse magnetiliseks induktsiooniks. Oma olemuselt on see magnetiline induktsioon analoogne elektrivälja tugevusega, et tegemist on vektoriga ja kui elektrivälja tugevuse vektorite määrati siis positiivse proovilaengu abil, siis selle magnetinduktsiooni vektorite, täpsemalt selle vektori suunda määratakse siis kindlaks magnetnõela abil, ehk siis sinna, kuhu näitab magnetnõela põhjapoolus mingis ruumipunktis, sinna näitab ka siis selles samas ruumipunktis asuva magnetinduktsiooni vektor. Ja nurk on siis määratud voolusuuna ja magnetinduktsiooni suuna vahel, ehk siis see jõud on maksimaalne siis, kui see nurk voolu ja magnetvälja vahel on 90 kraadi ja just selles olukorras, kui nurk on 90 kraadi, siis on jõud kõige tugevam ja selle magnetinduktsiooni vektori arvväärtus arvutataksegi siis läbi vooluga juhtmele mõjuva jõu. Ja siit saame siis defineerida ära ka selle magnetinduktsiooni ühiku, nii et jõu ühik tuleb jagada voolutugevuse ja pikkuse ühiku korrutisega ja saame, et see on siis 1 newton jagatud amper korda meeter ja seda ühikut nimetatakse teslaks. Nii et kui elektrivälja tugevust kirjeldati siis newtonites kuloni kohta või siis voltides meetri kohta, siis magnetvälja analoogilist suurust nimetatakse magnetinduktsiooniks ja seda magnetinduktsiooni või magnetilist induktsiooni mõõdetakse teslades. Tegelikult see eespool kirjeldatud valem aitaks meil ka leida siis, nii nagu me elektrivälja tugevust punktlaengu jaoks arvutasime vooluga juhtme ümber oleva
magnetvälja magnetilise induktsiooni tugevust, eks ole, ehk siis KID oleks siis see induktsiooni tugevuse avaldis, aga rohkem kui vooluga juhtme ümber tekkiv magnetväli huvitab meid siiski hoopis see, mis toimub juhtme sees. Eks ja juhtme sees teatavasti liiguvad siis laetud osakesed voolu suunaks, loeti siis positiivsete osakeste liikumise suunda ja ehkki enamikes juhtides need positiivsed osakesed ju ei liigu, siis vaatame meie jätkuvalt olukorda, kus siis liiguvad ikkagi need kas või hüpoteetilised positiivsed osakesed ja selle magnetjõu teket saame siis kirjeldada kui igale liikuvale laetud osakesele mõjuvat jõudu ja seda jõudu kirjeldas siis esimest korda selline teadlane nagu Lorentz ja sellepärast nimetatakse siis Lorentzi jõuks seda laetud osakesele liikuvale laetud osakesele magnetväljas mõjuvat jõudu. Ja see jõud on siis loomulikult seotud välja intensiivsusega ehk magnetinduktsiooniga, laengu suuruse ja kiirusega ja samamoodi siis, eks ole, sellega, kui kiiresti või milline nurk on siis osakese liikumise suuna ja magnetvälja vahel. Ja kui nüüd hakata siis otsima seoseid, siis saab näidata, et see ampäärijõud ehk siis vooluga juhtmele mõjuv jõud ei ole mitte midagi muud kui nendele üksikutele liikuvatele laengutele mõjuvate Lorentzi jõudude summa. Nii et meil on palju liikuvaid laenguid, igale laengule mõjub Lorentzi jõud ja nende Lorentzi jõudude summa kokku annabki siis meile selle ampääri jõu. Rääkides veel Lorentzi jõust, võiksime me rääkida olukorrast, kus seesama laetud osakene satub magnetvälja selliselt, et see väljajõud on risti liikumise suunaga ja teatavasti sellisel olukorral osakese trajektoor kõverdub ja kui jõud ja liikumissuund on omavahel risti, siis hakkab taoline osakene liikuma mööda ringjoont. Ja taolist jõudu, mis siis põhjustas ringjoonelist liikumist, tuntakse ka kui kesktõmbe jõudu ja seda kesktõmbe jõudu arvutatakse siis valemist, mis sisaldab nii osakese massi, kiirust kui ka trajektoori kõverusraadiust, ehk siis mida suurema massiga
osakene kindlal trajektooril kindla kiirusega liigub, seda suurem on kesktõmbejõud. Sama lugu on kiirusega, et mida suurem kiirus on, seda suurem on kesktõmbejõud, aga trajektoori raadiusega on see jõud hoopis pöördvõrdeline, ehk siis mida suurem on raadius, seda väiksemat jõudu on siis vaja osakese ringjoonel hoidmiseks. Meie näites on selleks kesktõmbejõuks Lorentzi jõud ja kuna olukord tekib siis, kui kiirus ja väli on omavahel risti ja siinus 90 kraadist on 1, siis saame me need kaks avaldist omavahel võrduma panna ja see seos võimaldab meil siis tuvastada, milliste laetud osakestega on tegu. Nimelt, kui laetud osakene rihtida siis magnetvälja risti jõujoontega, siis selle ringjoone raadiuse abil on võimalik tuvastada, millise laenguga või millise osakesega on tegemist. Nimelt kõikide osakeste jaoks on nende massi ja laengu suhe alati sama ja seda suhet tuntakse ka kui osakese erilaengut. Nii et selle kesktõmbe jõu ja Lorentzi jõu kaudu saab siis tuvastada, millise osakesega on tegu, täpsemalt saab tuvastada, milline on siis selle magnetvälja sattunud osakese erilaeng.